lapsevanemad ja õpetajad. Oleme täna siin, et panna punkt Jõhvi põhikooli 9. klasside 9 aastat kestnud töödele ja tegemistele Jõhvi põhikoolis. Üks sõna hea võib palju sain, ta
armsad koosviibijad, enne kui alustame pidulikku tunnistuste jagamist, tahaksime süüdata küünlad meie kallite Kristeli ja Janeli mälestuseks. Kindlasti on nad meiega elu lõpuni. Õpetajad, koolipere, vanemad, kindlasti õpetajad, rektori juhtkond. Jõhvi vallavalitsuse esindajana mul on täna siiralt väga hea meel teid tervitada, teid näha siin meie ilusas kontserdimajas. Siis kallid lõpetajad, juba teist aasta järjest paljud teist õppisid rasketest tingimustest. Kord asendusmaias, kord distantsilt, eks siis aeg lihtne ei olnud. Aga te saaksite raskusi ületada ja olete ülemalt tublid. Ja täna siis te olete siin lava peal ja saate oma lõputunnistuse. Eks siis ka tulevikus olge samad püüdlikud, ettevõtlikud, innovaatilised, sõbralikud. Seadku kõrgeid eesmärke, et teie elus läks kõik nii, nagu te olete planeerinud. Ja isegi kui midagi läheb valesti, ärge kartku neid eksimusi teha. Eks siis eksi see, kes midagi ei tee. Et veel kord suured tänud ja kummardus Jõhvi põhikooli õpetajatele ja teile, kallid lapsevanemad. Eks siis jah, et aastad ei olnud lihtsamad, aga täna tundke uhkust enda üle ja selle päeva üle. Tuul tibadesse teile. Sõna on meie kooli direktoril Liina Mihkelson. Koolipere, nii õpetajad, lapsevanemad kui õpetajad. Jälle on käes õppeaasta kõige pidulikum ja samas kõige kurvem üritus. On kahju jätta hüvasti meie kõige ilusamate, tublimate ja targematega, aga mis teha? Kui nüüd mõelda, kas 9 aastat on pikk aeg või lühike aeg, siis tegelikult on ju need 9 aastat Jõhvi põhikoolis lennanud linnutiivul. Rutem, kui me tahaksime. Samas 9 aastat on olnud piisav aeg, et teist kõigist saaksid kooli legendid. Sest kui mõni aasta on mõned üksikud õpilased sellised erksamad või legendiks muutunud, siis teist on kõik legendid. Ma ei hakka ühtegi õpilast nimepidi nimetama, eks igaüks teab, millega ta on kooli ajalukku jäänud. Nagu ma juba ütlesin ka lõpukeellal, teie kooliaeg on olnud nagu üks seiklusrikas merereis. Kord üles, kord alla mööda laineid. On olnud häid päevi, on halbu päevi olnud. Jah, kahjuks on meil laval 55 lõpetajat, mitte 57. See karm elu on kahjuks ka teieni jõudnud, juba liiga vara. Aga eks siis oletegi selle võrra jälle targemad. Oskate teha elus õigeid otsuseid. Soovin teile kõike head. Jääge kooli alati meeles pidama, tulge meile külla. Kallid lapsevanemad, teile soovin lihtsalt õnne, et teil on nii toredad ja head lapsed. Nautige nende seltskonda. Muidugi iga päevaga lendavad ka nad perest üha kaugemale
leiavad oma teid ja radu, aga teie jääte ikkagi alati kõige esimeseks. Ja kindlasti siin saalis täna on kõige uhkemad vanaemad ja vanaisad. Teie nupsikud olid väikesed, nüüd on nad siin suured, eriti ilusad on nad täna, aga vanaema, vanaisade jaoks on nad alati väikesed, armsad. Kallid õpetajad, suur-suur aitäh teile. Eks me kõik tea, mis need noored on meile valmistanud. Väga meeldivaid hetki, natuke mõnikord pahameelt on meie vastu mässanud, aga tegelikult on ju kõik väga hästi. Isegi eksamid olid ju vaatamata sellisele erilisele ajale väga head. Isegi 100 punkti või 100% tuli eksamil ära. Ja mis on üllatav või selles mõttes meie Eesti kooli kasuks rääkiv, et vene perest õpilased sooritasid eesti keele kui teise keele eksami paremini kui vene keele kui emakeele eksami. Nii et me arvan, et te saite meie koolist väga hea hariduse ja teil on nüüd kõik teed valla, et valida endale järgmine kool, järgmine väljakutse. Aitäh kõigile ja jätkame õhtul!
südames põhikooli lõpetamise puhul. Üks eluetapp on tänasega teie jaoks lõppenud ning õpingud on jõudnud esimese suurema tunnustuseni. Hariduse omandamine on aeganõudev ja keeruline. Eelkõige aga suur investeering tulevikku. Mõnel on see õnnestunud paremini kui mõnel teisel. Tunnistused saavad suurepäraste õpitulemustega lõpetajad. Palun lavale direktori Liina Mihkelsoni ja õppejuhi Küli Nõmmiste. Jõhvi põhikooli lõpetab Eliis Kolde. Lisaks kiitusega põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga hea õppimise eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest eesti ja inglise keeles. Palume lavale ka Eliisi vanemaid. Kelly Nõmmeloo. Lisaks kiitusega õppetunnistusele saab ta kiituskirja väga hea õppimise eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest kunstis, matemaatikas ja saksa keeles. Palume ka tema vanemaid lavale. Doris Pertel. Lisaks kiitusega põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga hea õppimise eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest geograafias, inglise keeles ja matemaatikas. Palume ka tema vanemaid lavale. Kerli Taru. Lisaks kiitusega põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga hea õppimise eest, kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise keeles ja matemaatikas. Palume ka tema vanemaid lavale. Henri Vinkler. Lisaks kiitusega põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga hea õppimise eest, kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise keeles, kirjanduses ja matemaatikas ning tänukirja kooli eduka esindamise eest matemaatika-olümpiaadil. Palume tema vanemaid lavale.
Teele Ott laulab laulu Kell on laulud laulda. Nende aastate jooksul olete saanud palju targemaks, julgemaks, sotsiaalsemaks ja kannatlikumaks. Saanud palju uusi tuttavaid ning veetnud nendega rohkesti aega ja jaganud nendega nii rõõmu kui ka kurbust. Nüüd olete sirgunud korralikeks ja asjalikeks neidudeks ja noormeesteks. Vaatame, kuidas õnnestus see 9. A-klassil. Come
saavad 9. A-klassi õpilased. Jõhvi põhikooli lõpetab Darja Parkina. Stenver Dietrich. Kristel Jefimova. Markos Kask. Lisaks põhikooli lõpututvustusele saab Markos tänukirja kooliürituste aktiivse korraldamise ja läbiviimise eest. Jova. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga heade tulemuste eest vene keeles. Kaspar Kään. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga heade tulemuste eest kehalistes kasvatuses. Krista Lanno. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest, kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise ja vene keeles ning matemaatikas.
Artur Lekk. Nikita Malõgin. Andre Nurkma. Tanel Viiskoppel. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest geograafias. Aleksander Polititšenko. Jegor Poludetkin. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest saksa keeles. Raina Rostin. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest, kiituskirja väga heade tulemuste eest saksa keeles ja tänukirja kooliürituste aktiivse korraldamise ja läbiviimise eest. Birgit Saart. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga heade tulemuste eest kirjanduses ja tänukirja kooliürituste aktiivse korraldamise ja läbiviimise eest. Sven Sakkoon.
ja kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise keeles ja matemaatikas. Melissa Sarv. Reino Urli. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab auhinnga eduka õppetöö eest. Evelina Valert. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest vene keeles. A ei oleks kindlasti nii tubli ja hea, kui neil ei oleks olnud neid kõige paremaid õpetajaid. Evelin Saatmar, Kerstis Morodina, Tiina Aasmäe ja Margot Sepp. Palun teid siia ja kutsu. Head lõpetajad, te olete nende 9 aasta jooksul käinud koolis umbes 1575 päeva, millest osa olete olnud distantsõppel ning kõik need distantsõppe puudumised, mille põhjusteks olid nii tehnilised probleemid, sissemagamine kui ka Google Meeti väljaviskamised, on nüüd selja taga ning lõpuks saate kätte ka enda kauaoodatud lõputunnistused. Tunnistuste jagamise järg on jõudnud 9. B-klassi kätte.
that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my God. Jump out that sofa, let's get on. I know you will have a ball. Get down, girl, and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. Fill up my cup, muzzle top. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's do it all, and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night. Tonight's the night, hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money, hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it, like oh my God, like oh my God. Jump out that sofa, come on, let's get on. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town. Evelin Angeelika Laur. Koos põhikooli lõputunnistusega saab ta auhinna eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest kunstis. Tom Timo Lukk. Janelle Veeru. Koos põhikooli lõputunnistusega saab ta aukirja eduka õppetöö eest. Karolin Moor. Koos põhikooli lõputunnistusega saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest vene keeles.
Andris Parve. Priita Piirsalu. Ken Kristjan Prumba. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest. Karmel Puur. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga heade tulemuste eest geograafias. Elis Reimann. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest bioloogias, kirjanduses ja matemaatikas. Katariina Soolep. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest matemaatikas. Romek Tarto. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest ja kiituskirja väga heade tulemuste eest geograafias. Robert Vikolov. Martin Oliver Visnapuu. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppimise eest. Marius Daniel Vähk. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta tänukirja kooliürituste aktiivse korraldamise ja läbiviimise eest.
Sander Vaher. Oleks olnud nii loominguline ja vaba oma tegevustes, kui ei oleks õpetajaid Merle Soosaar ja Tiina Kaškov. Tiina Kaškovi käes on muidugi kooli kõigi aegade rekord klassiõhtute pidamises. Sõna on 9. B-klassil. Tulidki meile. Tere tulemast Põrgusse. Oli Sander Vaheri tervitussõnad mulle. Mõiste põrgu pole kunagi mulle varem rohkem rõõmu toonud. Mitte põrgu kui koht, kus piinatakse inimesi kuumas katlas, vaid pigem koht, kus piinatakse meid koos. Praegu on viimane hetk, kui oleme võrdsed. Justkui õed ja vennad siin kontserdimaja laval. Kuid iga otsusega, mille me teeme, läheme me eludel aina rohkem lahku. Ja see on paratamatu. Klassid on siiski kokku pandud panuse, mitte tulevikuplaanide ja ambitsioonide järgi. Kuid siiski, ärgem võõraks jää, kui ettearvamatu elutee meid taas kokku toob. Ärgem meenutage vana vinna, ärgem kaevake vana viha üles. Pigem meenutagem kooli ajal südant soojendavaid hetki ja naergem koos. Me lõhkusime ja pärast parandasime. Me naersime ja pärast naersime rohkem. Me nutsime palju ja naersime veel rohkem. Põrgukuumad leegid, mured, mis toona niivõrd matvad ja ületamatud tundusid, on meid karastanud ja tugevamaks teinud. Ning meelde jäänud südant soojendavate mälestustena. Valu karastab, haavad paranevad. Mured ununevad, aga mälestused jäävad. Jääb meelde vene keele klassi lõhutud uks. Jääb meelde klatši vahetunni tüdrukute vetsus. Ja jääb meelde sõbrad sinu ümber. Eriline tänu õpetaja Tiinale. Aastavuhinat üle koolimaja ei unusta keegi. See naine oli alati otsus. Tiina Aasme on tugev naine suure ja sooja südamega. Kõikide inimeste murede jaoks jätkus tal alati aega ja hoolimist. Samuti ei olnud tal kahju kasutada oma unetunde meie probleemide üle mõtistamiseks. Aitäh sulle, õpetaja Tiina! Ja muidugi ei saa unustada ka klassijuhatajate poolt korraldatud pöörasid matku ja klassiõhtuid. Tagaajamis mööda endist koolimaja ning kõiki õpetajaid, kes suutsid meie kära ja hulle mõtteid kannatada. Aitäh teile! Ning nüüd me sooviksime tänada 9. B-klassi klassijuhatajat Merle Soosaar ja Tiina Kaškovi.
Tunnistuste jagamise käigus ununes meil lasta 9. A-klassil kõnet pidada, nii et sõna on teil 9. A. Armsad inimesed, kätte on jõudnud päev, mis lõpetab ühe etapi meie elus. Teekond tänaseni on olnud täis takistusi ja seiklusterikas, ülevoolavalt rõõmuderohke ja huvitav. Kunagi, 9 aastat tagasi, tundus see hetk nii kauge, aga täna oleme me siin. Kui me esimesse klassi läksime, ei olnud meil aimugi, mis meid ees ootab. Meid valdasid erinevad tunded, teadmatus, hirm ja ootusärevus. Kõik tundus justkui uus ja võõras. Meie esimene klassijuhataja, õpetaja Eveli. Sinuga alustasime me seda seiklust, õppides tähti ja lugemist. Nii mõnigi hommik, mis tundus kerge, võis moonduda põrguks meie väikeste möirahvide seltsis. Aitäh, et mõistsid ja kannatasid. Õpetaja Kersti, sinuga ei olnud kunagi igav. Sa suutsid ka kõige tüütuma aine muuta omamoodi põnevaks. Sinuga õmblesime me lumememmesid ja tõime tuppa meie klassi esimese jõulukuuse. Õpetaja Tiina, sina panid meid tantsima ja õpetasid enda ees seisma. Õpetaja Margot, aitäh sulle, et sa tajud meie musta huumorit ja viisid meid võiduka lõpuni. Selle 9 aasta sees omavad rolli kõik meie aineõpetajad, kooli juhtkond, kaasõpilased ja eelkõige kokatädid, kes meie kõhud täis söötsid, sest tühi kott ei seisa püsti. Ja kõige olulisemad siin ilmas, meie armsad vanemad. Täname teid, et olete me kõrval nii heas kui halvas. Me armastame teid. Just tänu teile, teejuhtidele, kes on meid saatnud selle 9 aasta vältel, on meist saanud iseteadlikud, sarkastilised ja särtsakad noored, kes ei karda väljakutseid ja oskavad enda eest seista. Saime aru, lapsed peavad suurte inimestega väga kannatlikud olema. Täna tahaks hõisata ja kuulutada kogu maailmale meie rõõmu ja uhkust. Selle rõõmu sisse või tema kõrvale on aga alati peidetud tükikesi kurbusest, pettumusest, kaklustest ja murest. Laseme oma mõtetel ja unistustel lennata. Unistamine on palju tähtsam kui tarkus, sest tarkusel on piirid, aga unistamine on piiritu. Kallis lõpetaja, tee vigu. Inimene, kes pole kordagi elus vigu teinud, ei ole ka midagi uut proovinud. Loo midagi hinnalist, ära ajada ka edu, vaid väärtusi. Ma soovin meile suuri seiklusi ja palju rõõmu edasisel teel. Oleme targad ja unistame suurelt. Õpetaja Margot, ma palun. Ainult suured väljakutsed kasvatavad meist tugevad isiksused, kes saavad elus edukalt hakkama. Meenutame 9. C-klassi tegemisi. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti end.
Margus Molotsov. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta kiituskirja väga heade tulemuste eest inglise keeles. Antoni Müütnik. Mari-Eliis Ott. Lisaks põhikooli lõputunnistusele saab ta aukirja eduka õppetöö eest. Steven Markus Paumere. Anne-Mari Pruuns. Viktoria Rumjantseva. Niina Vorobjova. Nagu te slaidi show'st nägite, siis 9. C-l oli meie koolis väga hea ja lõbus ja tore olla, nii et aitäh teile selle eest, Krista Odraks ja Jelena Petšina.
ülejäänud, kes te täna siin olete. Täna on eriline päev, sest lõppemas on üks erakordne seiklus. 9 aastat tundub ju tegelikult pikk aeg, kuid kui mõtlema hakata, on need aastad väga väike osa meie elust. Selle aja jooksul oleme selgeks saanud tähestikku, õppinud matemaatikat, lugenud mitmekümneid raamatuid. Tehtud sai ka sadu kontrolltöid, mis vist kellelegi ei meeldinud. Kahjuks jäi klassireisidest väheseks, aga niisama klassiga koos tunnis olla oli ka tore. Meie klassi tunnid ei olnud kunagi igavad. Kui koolis oli meie kuldne kolmik, siis juhtus nii mõndagi. Ekskursioone ja väljasõite võis küll vähe olla, aga need olid unustamatud ja meeldejäävad. Nende aastate jooksul oleme kõik koos läbi elanud väga palju, naernud ja nutnud, hõljanud rõõmuhõiskeid ja valunud kaotuspisaraid. Üks kõige naljakamaid hetki meie klassis oli 2019. aasta jõulupidu. Aga olgu, täna me kurbadest asjadest ei räägi, sest täna on ikkagi rõõmus päev. Kallid õpetajad, järgmine kooliaasta meid siin koolis enam ei ole, kuid tahame, et teaksite, kui väga me hindame seda, mida meie jaoks teinud olete. Täname siiralt kogu südamest, teadmiste, elukogemuste, mõistmise ning kannatlikkuse eest. Kõige suurema tänu peab ikka andma meie tarkadele, imeilusatele, hoolivatele ning mõistvatele klassijuhataja Jelena ja klassijuhataja Kristale. Kristo oli meie esimene õpetaja. Võib ka öelda, et meie esimene ema koolis. Jelenaga, meie teise emaga, saime tuttavaks 4. klassis. Tegelikult me poleks täna me need, kes me oleme. Tulevikus täita meid tegemas suuri tegusid. Meie aeg põhikooli õpilastena on otsa saamas. Üks eluetapp on selja taga. Täna küll lõpetame põhikooli, kuid samas on see uue eluperioodi algus. Ja nüüd me paluks klassijuhatajaid. Aitäh teile, 9. C klass. Mul on teile ka väike kink, selline ühine kink. Ja Andre, ma loodan, et ja Kaspar, sind kutsutakse ka. Ühine kink, miks ma otsustasin teha sellise kinki, sellepärast need viimased 2 aastat kahjuks me ei saanud koos olla rohkem, kui me tegelikult tahtsime, on ju. Ja teil on mul väike kink. Veronika, palun, et ma tean, et aitäh sulle, et sa kirjutad chati ja te lepite aega ja te saate uuesti kokku ja kutsute mind, ma meelsasti tulen. Ja ma loodan, et see jääb traditsiooniks teile, et iga aasta te leiate aega, et kokku saada, jagada oma muljeid, jagada võib-olla kogemusi. Et aitäh teile. Lisan Metsla esitab laulu Tee, mis viis. Kaugele, ole see, mis mõtled teha.
on 9 aasta jooksul haridust andnud ligi 60 õpetajat ning kokku on teil olnud 8 klassijuhatajat. Sõna on klassijuhatajatel. Armsad saalis viibijad ja lugupeetud tänase õhtu staarid. Mina alustan väikese mugandusega sellest laulust, mida te alati ja väga rõõmsal meelel igal pool laulate. Nii et me peaaegu ainus laul, mida me oleme kuulnud teid täiesti hingest laulmas. Nii et 3, 4. Milleks meile vaja seda vana koolimaja? Selle lammutame maha, lähme jaama 10 õppima. Milleks meile vaja sedagi koolimaja? Meil on koroona, meil on Zoom ja meil on Google Classroom. Teie kooliteel on olnud tõuse ja mõõne, kaotusi ja võite. Te olete vahetanud klassikaaslasi, klassi
Sõna on õpetaja Tiina Aasmäe. Lõpetuseks tahaksin teile, kallid lõpetajad, anda edasi Austria kirjaniku Karl Krausi öeldud sõnad. Haridus on see, mida enamik saab. Paljud annavad edasi ja vähesed omavad. Saagem nendeks vähesteks. Nüüd teeme ajaloo tarbeks klassi ja lennupildid. Pärast seda on teil, kallid külalised, võimalik lõpetajaid õnnitleda. Palju õnne veel kord põhikooli lõpetamise puhul. Sellega ongi aktuse pidulik osa lõppenud. Palume kõigil lõpetajate auks püsti tõusta. Run.
красиво получилось. Seda